YouTube'i internetikeskkonda on üles laetud video, kus Eesti noored vana politseiautoga kiirendusvõistlust korraldavad. Maanteel võetakse masinast viimast ja ka kummid pannakse vanal Opeli pannil kõvasti suitsema. Kuigi video on üles laetud juba 2008. aasta juunis, siis ometigi tekitab selline asi küsimusi ka täna. Kuidas on võimalik, et oma aja ära elanud politseikirjadega masinad noortele lihtsalt mängukanniks sattusid? Avalikkusele on selline sündmus üksjagu eksitav. Aastate taguse korra pärast, kus siis sõidukeid võõrandades ehk siis lihtsamalt öeldes müües ei olnud ostjal kohustust seda koheselt maha võtta, ehk siis müüdi see auto ära. Nüüd see erisus oli tõepoolest, et kui sa selle sama autoga tahtsid näiteks arki minna, et seda arvele võtta, siis selleks sa pidid need eritalituse sõiduki märgistused ikkagi maha võtma. 3 aastaga on seadused täienenud ja enam sellist asja juhtuda ei saavat. Väga suur osa sõidukitest on liisingumasinad, mis tähendab, et peale seda, kui nad on siis alarmsõidukina olnud kasutusel, nad lähevad liisingufirmale tagasi, kes siis võtab nüüd kleebised maha. Aja jooksul on palju politseimasinaid Eestis maha kantud. Ilmselt võib ka täna nii mõnestki aianurgast politseikirjadega vana lugu leida. Huvitav, palju selliseid masinaid üldse on ja mis siis juhtuks, kui nad kevadel ka liiklusesse tormavad? Sellisel juhul on tegemist juba kuriteoga ja selle eest võib siis kohtus saada rahalise karistuse. Ja see seaduse nõue kehtib siis nii selle juba niigi alarmsõiduki värvides oleva autoga liikuma minnes, kui siis ka selle mõtte peale, miski kellegi võib tekkida, et pulli pärast värvime ära, vaatame, mis saab. Saab kuritegu ja seda ei soovitaks küll mitte kellelegi. 1, 2, politsei.